Armastatud kergliiklustee, mis ühendab Haaberstit ja Põhja-Tallinnat, on kujunenud väga rahvarohkeks paigaks, kuid nii nagu iga asi vajab ka see sild varsti kõpitsemist, nii et inimesed tuleb leppida ebamugavustega ja valida sportimiseks ja jalutamiseks mõni teine paik ajutiselt. Sild suletakse uuenduskuuriks juba esmaspäeval ja neid, kes ajutiselt kaotavad sportimiseks lemmikraja, on kindlasti palju. Isegi praegu on näha, et siin on päris palju inimesi, kes kõndivad, kes lähevad sinna Stroomi randa ja kindlasti meie inimesed armastavad siin sporti teha, kõndivad, jooksevad ja sõidavad jalgrattaga. Järgmise nädala algusest lubas ehitaja selle silla kinni panna. Mis te nüüd ütlete inimestele, kes peavad seda ebamugavust siin taluma hakkama? Jah, kahjuks 2 kuuks panevad selle silla kinni ja on praegu alternatiiv, kuidas minna Stroomi randa, on Paldiski maantee. Mööda Paldiski maanteed on ilusasti olemas kaasaegne kõnnitee, et seal seda kõnniteed saab praegu kasutada. Töid teostab Leonhard Weiss OÜ. Tööde lepinguline tähtaeg on juuni 2021 ja maksumus 167 000 eurot. Nagu näete, et silt on natukene juba väsinud. See puit vajab ümbervahetust, et ikka see oli ehitatud 10 aastat tagasi. Ja puiduga on selline lugu, et iga 10 aasta pärast peaks seda renoveerima. No kui suur väljakutse see teil on? Sild on ju päris pikk, 410 meetrit. Sild on üldiselt pikk ja siin on palju puit, aga puidutööd on sellised nagu lihtsalt tüüpi tööd, et saame sellega kindlasti hakkama. Ehitustööde käigus eemaldatakse 410 meetri pikkusel sillal vana laudis koos talastikuga, puhastatakse kandvad metallkonstruktsioonid ning rajatakse sügavimmutatud puidust uus talastik ja laudis.